T7-s arendame me mitmesuguste kogemustega ja laia silmaringiga tantsijaid, kes spetsialiseeruvad kas siis ühele või mitmele oma valitud põhistiilile. Meie süsteemne tantsuõpe algab eelõppest ehk mudilastest ja jätkub siis põhiõppest, mille me jagame 3 erinevasse vanusegruppi. Õppega saab liituda mis tahes ajal, aga pikemalt koos tantsinud gruppide puhul on eelduseks proovitrenn. T7-s valivad tantsijad omale ühe põhistiili. See on tantsustiil, millele nad soovivad kõige enam keskenduda. See võib olla näiteks showtants, latin, kaasaegne, street. Põhistiili õppimisel keskendume selle tantsustiili liikumise eripäradele, improvisatsioonile, käime esinemas, arendame sellega lavalist julgust ja artistlikkust. Lisaks juhendame tantsijaid ka nende enda esimeste koreograafia loomise katsetustega. Samuti on õppe osaks tantsuanalüüs ning enesejuhtimise ja koostööoskuste arendamine. Seega lisaks sellele, et tantsija on tantsukooli lõpetades oma stiilis heal tasemel, on tal tantsuga isiklik suhe ja lai silmaring oma erialal. Põhistiilitunnid toimuvad reeglina 2 korda nädalas. Lisaks põhistiilitundidele on tantsija tunniplaanis ka treeningtund, mis on vastavalt tema põhistiilile kas akrobaatika, tantsutehnika või ballett. See treeningtund toetab nende oskuste arendamist, mida tantsija saab oma põhistiilis kasutada ja aitab tal olla tugev, painduv, hea kehakontrolliga, vastupidav ja lisaks ka vigastusi ennetada. Tantsutehnika ja akrobaatika õppimine tavaliselt tõstab tantsijate enesekindlust päris palju ja annab neile ka mitmekesisemaid võimalusi enda väljendamiseks. Treeningtunnid toimuvad minimaalselt 1 korra nädalas ja reeglina juhendab neid siis keegi teine treener, mitte põhistiiliõpetaja. Lisaks oma põhikoormusele võib tantsija valida endale tunniplaani lisatunde, kui ta neid soovib, vastavalt oma soovidele ja ambitsioonidele. Ja selle täpse tunniplaani koostamisel saab talle olla toeks tema põhistiiliõpetaja, kes on justkui tema mentor. Vanuse ja ka kogemuste kasvades kasvab õpilaste treeningkoormus ja ka mitmekülgsus. Näiteks vanemastme, see tähendab 7. kuni 12. klassi õpilaste tunniplaanis on ka roteeruv lisaaine, mis tähendab siis seda, et lisaks kõigele eelnevale saavad näiteks kaasaegse tantsu õpilased tundma põhiliikumisi ka näiteks tänavatantsust, latinist ja ka džässist. Võistlemiseks loome eraldi võistluskavasid ja solistide arengut toetame õpigruppides. Õpigrupid on meil sellised väiksemad, regulaarselt kohtuvad tantsukooli ülesed üksused, kus siis tegeletakse nii improvisatsioonioskuste arendamisega kui ka individuaalsete võistluskavade edasiarendamisega. Täiskasvanud saavad oma tunniplaani koostada ka valikainete põhimõttel. Ehk siis sul on su tantsutunnid, stiilitunnid ja kui sa soovid, saad sinna lisaks võtta juurde ka tehnikat, joogat, pilatest, jõudu ja liikuvust. Lisaks sellele on tantsijatel, täiskasvanud tantsijatel samamoodi ka võistlusgrupid, millega saab käia esinemas ja võistlemas. Samamoodi ka erinevad täiskasvanute tantsulaagrid. Meie eesmärk on, et hoolimata sellest, kas sa soovid olla hobitantsija või tegeleda tantsuga tõsisemalt, siis on sul ikkagi väga mitmekülgne valik erinevatest tundidest. Meie õpetajad lähtuvad oma töös tantsukooli õppekavast ja konkreetse tantsustiili ainekavast. See aitab meil tagada selle, et õpe oleks süsteemne ja tulemuslik ja ka selle, et tantsukooli õpetajad saavad omavahel ladusamalt koostööd teha. Meie jaoks on hästi oluline see, et meie juures ei õpitaks mitte lihtsalt tantsukavasid, vaid et me arendaksime oma õpilasi eelkõige inimestena ja tantsijatena. Me tutvustaksime neile tantsumaailma mitmekülgsust, jagaksime oma armastust selle ala vastu. Just seda meie tantsukooli tunnuslause enamat kui tants tähendabki.